Hei Olari siin. See aasta hakkab minu 4. püügihooaeg. Mõtlesin, et on õige ette teha üks pisut suurem investeering ja osta natukene rohkem varustus, mis minu arvates on mul siiamaani olnud puudulik või vale. Ma alustan siis kahlamissokkidest, mis oli väga vajalik ost, kuna ma olen varasemalt kasutanud kogu aeg 3 paari sokke. Ma loodan, et nüüd ma saan 1 või maksimaalselt 2 paariga kenasti hakkama. Siis Visioni kahlamispüksid. Kasutasin varem, mul oli soepesu oli all ja siis mul oli 2 paari dressipükse. Prillid. Mul oli pidevalt probleemi, kui pisut pilvisem ilm on, ehk siis enamus päevad, mis meil Eestis on ikkagi pilves. Ja ma ostsin endale kollase klaasiga päikseprillid, millest loodetavasti on palju parem läbi näha kui tumedama klaasiga pilviste ilmade puhul. Siis üks ost, mille peale ma olen pikalt mõelnud, on Rapala Urban Westbag. Siin on üks tasku, kus sa saad ühte oma landikarpi hoida. Siin on teine tasku, teise landikarbi siia panna. Siis siin on veekindel telefoni tasku, millel on eraldi veekindel kamber. Mul on siin telefon juba sees, hopsti. Selle landikarbi tasku kohal on veel üks täiendav tasku mõlemal pool. Siis siia ette on võimalik paigutada näiteks tange. Külje peal on mõlemal pool, nii vasakul kui paremal, on ka siuke ridahoidja, kus siis, ma ei tea, kui sa pikemalt kõnnid kuskil lagede maa peal, siis äkki on mugav siia ritmedi läbi lükata. Väga kergelt ei lähe. Läks tegelikult väga kergelt, niimoodi. Ja siis sa peaksid saama nüüd kõndida koos ridaga. Ja selja peal on tal seljakoti osa. Väga suur seljakoti ei ole. Ehk siis, kui sa seda kasutada ei taha, siis võib suurema seljakoti siia peale lihtsalt visata, jättes selle tühjaks. Aga kui sul on siuke lühem päev, poolik päev, siia vabalt mahub paar võileiva sisse, mingisugune joogipudel. Nüüd siis selle varustuse hulgast 2 kõige väärtuslikumat eset. Ja esimeseks selleks on Taiva Ballistico LT 2000, mis on nende selle aasta väljalase ja ma olen tõenäoliselt esimene inimene Eestis, kes on kalameestest selle enda valdusesse saanud. No vähemalt need, kes on selle Eesti poodidest ostnud. Ma ostsin selle kalaportaali e-poest ja see on hetkel minu teada ainukene koht, kus seda rullikut saada võimalik on. Ma ostsin selle sellepärast, et Taiva valikust on see tõenäoliselt kõige kergem rullik, see kaalub ainult 165 grammi ja on täielikult tehtud süsinikust. Teisena on sellel Maxil tehnoloogia, mis väidetavalt kannatab isegi soolast vett. Ja rullikuga koos ma ostsin ka Ballistico ridva, mis on 2,1 meetrit pikk ning testiga 1-10 grammi. Ja valisin ka selle ridva sellepärast, et jõeforelli püügiks on kõige parem ritt, mis on seal kuskil tipu ja keskpaine vahepeal. Ehk siis ta ei ole liiga kiire paindega, et oleks ohtu liiga kiire reageerimisega jõeforellil see lantselt moka tagant ära tõmmata ja ta ei ole ka liiga aeglane, et magada see võtuhetk maha. Miks ma üldse uue ostsin, oligi see põhjus, et ta oli mul liiga jäik, ta oli mul täiesti otsapaine, et ma ei suutnud sellega väga kaugeid viskeid teha. Eriti kui sa kuskil kalastes püüad, pistad ennast kuskilt okste vahelt välja ja nüüd sa tahad teha viset vasakule või paremale. Ehk sul on vaja siukest ritva läbivat vibutust, mis heidab selle landi piisavalt kaugele. Selline varustus siis, mis ma endale kalaportaali e-poest ostsin, aga nüüd ei olegi nagu mitte midagi muud edasi, kui lihtsalt tuleb minna proovima. Tänase päeva esimene potentsiaalikas koht. Allavoolu liikudes on natukene nagu keeruline, sest sa pead natuke paremini teadma neid kohti, kus sa loopida saad. Jõgi teeb siuke rohkem kui 90 kraadi tagasi pöörde vasakule. Ja sealt on kohe näha, et ta on siuke õõnsam ja sügavam koht. See on siuke ideaalne koht jõekale. Lühikseks jäinud.
uuesti proovime natuke kaugemale saama visata. Päris pikalt olen juba siit allavoolu liikunud ja praegune seis on selline, et ma olen ühtegi kala saanud. Ma arvan, ma nägin ainult ühte väikest kala kuskilt jääpanga alt välja ujumas ja see on ka nagu kõik. Hetkel tuli vastu üks teine kalamees, Harri, ja tal oli 4 kotikala. 4 kotikalana. Ja ma olen näinud ühte väikest kala ujumas. Et ma olen natuke selle kohavalikuga praegu alt läinud, et vahetan nüüd asukohta ja lähen ühte teise kohta, kus ma olen varem püüdnud. Harri soovitas ka seda, et võib-olla on hea mõte proovida seda paika hoopis. Aga davai, ma auto juurde järgmisse kohta sõitma. Tšau! Tulin ja tegin väikse kõrvale põrke. Mida jälgid järgi ei saagi aru, kas keegi on siin täna käinud või pigem need tunduvad eilsed jäljed. Aga ei tead, kurat ei saa aru ka. Tundub, et ma olen täna esimene siin. Need jäljed tunduvad pigem nagu eilsed. Minu jäljed on hoopis värskemad. Suht reits tuul on. Raske on täpseid viskeid teha. Noh. Ja. Otsas. Ilus. Päeva esimene. Ma sain kohe minema. Käsi verjaks. Nii ma saan oma vesti kohe testida. Mudane. Valele poolu ju. No näe, nüüd läks. Nüüd läheb. Vähemalt on tabelis punkt kirjas. Ilus. Ma olen rahul. Ma liigun edasi siit. Käed on räigelt küljed. Tegin mõnusalt märjaks. Ai, raisk. Ei, lõpuks ometi need kuused kadusid eest ära, et siit saab. Siin on natukene ruumi mingit viset teha. Kurat, kogu see äksin on teisel pool kallast. Ma ei tea, kuidas ma siit peaks seda viset tegema. No siit viskab küll ära kohe raudselt. Jep, seal ujub ju mingi ilus kala. Seal hüppas välja mingi kala. Lups käis. No nii ma kala ei saa. Jaa! Ilus! Oppadi! Mõõdus. Pruun kala. Ma arvan täpselt 40 senti. No nii. Rau. Käsi verjaks. Ussu kurat. See kaalub kenasti. Raunalandiga ilusti tuli sealt teiselt poolt kallast. Seal oli siuke sügavam soon. Viskasin ja no ilus. Mõõdan ära ka selle 37,5. Läheb tagasi. Jube priske oli ta. Hästi toituvad. Lõpuks ometi minu õnn ka pöördus. Tegin ülitäpse viske sinna soone alla, sinna paremasse kaldasse. Ja tuli kuskilt sealt selle maha kukkunud puude alt. Normaalselt tõmbas vere käima. Päev on korda läinud. Ma ei tea, liigun siit edasi, äkki tuleb veel mõni hea kala. Normaalselt sopaseks sain jälle. Kena, nii küll autosse minna ei saa. Siit tuleb jälle raske vise. Sul on 5 meetrit sükast mingit muda. Ja siis seal jookseb sükke 1,5 meetrine lõik, kus see kala istuda võib. Ja seal on täpselt sükke maha kukkunud oksake jälle. Umbes sarnane koht, nagu mul see eelmine kala tuli. Ja seal otsas. No, tuli üle raisk. No, väike, ilusti läks. Pole probleemi. Pool päeva on möödas ja ma arvan, et ma olen juba valmis enam-vähem kommenteerima oma rullikut ja ritva ka. Ma ei tea, rulliku kohta ma võin lihtsalt öelda, et ülikerge, no. Koos selle ridvaga, no see ei kaalu lihtsalt mitte midagi. Ridval on siuke mõnus paine, suhteliselt lihtsalt saad selle landi lendama. No eriti sellises jões, kus ma praegu olen, tuleb see kasuks.
et kui mul on vaja eriti täpselt viset teha, eks ma ei saa rakendada väga palju jõudu, mul on vaja teha õrnalt ridva otsaga tõuge ja see lant peab juba lendama siuke 15 meetrit ja näe, ilusti saan sinna alla. Vaatas, kala tuleb, kala ei tule, aga täpne vise. Ülirahul. See väga kiiresti metsa minna. Ma ei tea, ma proovin mingi viskisid teha. Ops, kui idekas. Ja tuleb keegi. Oi. Ja ilus! Ilus kala! Ilmselt on mõõdus. Ma arvan täpselt 36. Tuli jälle täpselt sealt maha kukkunud puu alt. Jälle räigelt priske. Hästi toituvad siin. Ma ei tea, mida nad siin söövad, aga jubedad kollid. Näe, vaata, mis all on kõhus. Ta ei tule ära. No nii läheb tagasi, see on küll pisut väiksem kui eelmine. Aga ilus. Mitu kala tuli selle mul andi peale, aga lõpuks ikkagi kõige suurem tuli ja peletas teised minema. Läks. Ma ei tea, mida ta endale sisse söönud on, aga midagi suurt oli seal vasakul pool kõhus oli igatahes. Davai siis! 2 mõõdukala juba täna. Ma ei tea, nii hästi mul pole päris pikalt läinud. Tundub, et see esimene sula ja soe ilm on selle kala päris aktiivseks teinud. No võrreldes sellega, mis oli eelmine nädal, nagu ei anna üldse võrreldagi. Kala on täna hoopis teistsugune. Kala on täna ikka hoopis aktiivsem. Nii kui ta ikka lanti näeb, siis ta kohe ründab seda. Väge! Ma liigun edasi, äkki saan veel mõne. Tagasi auto juures, suht võimas püügipäev on möödas. Hommikul hakkas üsna vaikselt. Ma arvasin, et ma täna kala ei saa, et nagu ikka. Aga teine püügipaik, mis tegelikult üldse ei pidanud olema teine püügipaik, ma mõtlesin, ma korra hüppan siit läbi. Aga kala hakkas lõpuks tulema ja siia ma ka jäin. Jõgi läks lõpuks suhteliselt nagu madalaks, et sealt tundus, et kala tõenäoliselt ei saa. Sest ma ei näinud väga väikseid kalu ka enam nagu liikumas kuskil. Aga vägev, 2 mõõdu kala, mõlemad läksid tagasi ujuma. Sai siis ära testitud oma uus ritt ja uus rullik. Ma olen väga rahul. Aga thanks, et minuga olite ja püüdke kala ning järgmise korrani. Tšau!